Martin Helme, täna oli EKRE volikogu. Millise sõnumiga te volikogu ette tulite? No, meie valmistume juba Riigikogu valimisteks, aga ennem Riigikogu valimisi on presidendivalimised. Me oleme ju võimul umbes kolmandikus Eesti omavalitsustest. Kui presidendivalimised peaksid minema valijameeste kogusse, siis meil on seal täitsa nii-öelda oma kandepind olemas. Ja erakond kindlasti juba seab sõnumeid Riigikogu valimisteks ja juba valmistab ette oma nii-öelda kampaania tegevusplaane ja Eesti kõige suurem rohujuure tasandiga, rohujuure aktivistidega partei on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, nii et see on see koosolek, kus me paneme kõik need tööliinid paika ja tegevused paika ja see läheb siis mööda Eestit laiali. No lisaks oli juttu ka sellest, et paljud teised erakonnad on võtnud meie jutupunkte üle, et see näitab ka midagi. No see näitab, et meie ideed on juba võitnud. Me oleme rääkinud 10 aastat energeetikast, nüüd teised kopeerivad seda. Me oleme rääkinud 10 aastat või immigratsioonist, nüüd teised kopeerivad seda juttu. Me oleme rääkinud iibest, me oleme rääkinud rahvusriigi ehitamisest ja nüüd kõik teised kopeerivad seda. Aga me ju näeme ja teame, et nad ei tee seda siiralt ja nad ei tee seda mitte plaaniga hakata neid poliitikaid päriselt ellu viima, kui nad valimised võidavad, vaid nad teevad seda selle jaoks, et neil endal on ideed otsas. Nad ise ei saa rääkida sellest, mida nad on valitsuses olles saavutanud, sest et kõik see on negatiivne olnud ja siis nad üritavad mingite laenatud või näpatud ideedega endale natuke populaarsust tõsta, ilma et keegi usuks, et nad seda päriselt pärast hakkavad ellu viima. Et mina ütlen, koopia on kehvem kui originaal. Meie EKRE on see, kes need asjad ära teeb, päriselt tahab need asjad ära teha ja seda me tahame ka valijatele selgeks teha.